poolt ja Ilic siis selline lõpetakse seda mängu keerama ja siit Transo ilmselt Marko Savic võtab ja muidugi Vladimir Vassiljev ka poolajal meestega riietusruumis korrektselt väljendades halba söötu pannakse, siis ei ole suurt midagi. No praegu igatahes Tohver ka teisest lainest ei jaksa võib-olla nii kiiresti selle palli peale. Koosseisud verbaalselt ka üle graafiliselt, nad olid meil juba siin ekraani peal ka vahepeal näha. Nii et Tammekal siis väravas number 1 Karl-Johan Pehter, meeskonna kapten. Siit midagi ehitada, aga mees ka see Tammeka mäng ei taha nagu väga kaitsjad jällegi ära klaarida. Ta ei jõua nüüd, kui Škenjov hoiab palli ilusti väljakul ja kes teenib siit tõepoolest Trans endale 3. karistust. Head sööduvõimalusena karistusalast ei nähta, siis mängitakse tagasi, proovitakse teist. No suudab taas kord selle asja ära klaarida, aga veel ma ei saa esimese tempoga nende palli kaasa. Silmanägemisega seotud nüanssi, aga nüüd on ega siin Transil midagi oodata ja vaadata ja kaotusseisus ja siin tootab Igor Põvini punkti kaotused. Ei ole need, mida endale väga tahetakse lubada ja siit tuleb värav seisuks 1-1 ja kuigi oli vist Zagrebelnõi tundub number 27 see, kes selle palli viis ja kindlasti tuli sellele vasturünnakule, aga kuidagi selles olukorras kuidagi sellist konkreetsust nagu oli kuidagi vähevõitu ja sinna see nii-öelda läks, aga Alliku ja Vitali Kalenkovitš jäämisega millegi muu sellise pärast. Teed oma asja. Ja loodame, et Põvinile antaks. Ja samal ajal juba siin mitte kõige õnnestunum lahendus Millerilt. Ja nüüd teeb Miller väos hästi keskele, sealt nüüd Zagrebel mängitakse ette ära. On ikka. Tundub, et just nagu need Transi võit 5-50, Pärnu Vaprus oma 1-50 pooleli, siis ka jäi. Ja hakatakse nüüd läbi parema ääre tulema. Škinjov uuesti palliga. Vabandust, Kolovjov on tulnud praegu Škinjovi koha peale. Trahvikasti palli Vaprus neid kiirrünnakuid on. Võib-olla natuke. Ja siin pika ja siin tehakse juba ilu, aga väravat on vaja, mehed, väravat. Belov lükkab ja et võib-olla oodati sealt, et Taio Tõniste hakkab seal palliga võib-olla ise just 4 kaitsega vastaste vastu, et ilmselgelt seal see ülekaal natukene võib tekkida, aga tuleb seda palli piisavalt. Mulle isiklikult alati on tore, kui Raivo Saar tuleb mängu. Aga ühel hetkel tõesti ilmselt mõlemad natukene vahetuste poole piiluvad. See enne siin põgusalt. Tammeka natuke siin vahe küll ikkagi üsna sisutühjad olnud, et välja arvatud siis. Zagrebelnõi. Ja lihtsalt Zagrebelnõi saab mööda paremat äärt tõusta. Pestsov küsib, kerge tõsta talle. Aga kasti see. Väga. Škinjov. Ja nüüd Zagrebelnõi. Pestsovile. Kanipall. Üritatakse veel 4. lüüa. Zagrebelnõi sünnipäevalaps saab äärest minema hakata, murrab kasti ka ja pusi. Zagrebelnõi pakub äärest. Uuesti Belov. Tõstab palli tagumisse posti, kust kerkib Belov. Ja tuleb Trans mööda vasakut äärt ja Zagrebelnõi. Luts pakub. Toob uuesti tsenderdusega hästi taha posti, kus on Luts, aga seal minema. Aga Transi rünnak jätkub, sünnipäevalaps Zagrebelnõi toob selle palli. Anier mööda. Tuleb nüüd see.
aga võib-olla mõte nüüd pakub on see, et ei ole ju ja Transiga ju mängitakse nädala seeski veel, oli täitnud Vitali Kalev. Kaitsesse ka vahetusi igale positsiooni keskjoone juures. Jah, reaalsuses laisi natukene teisiti. Meil keskele seal on nüüd Zagrebelnõil ruumi ja kas ka löögiruumi veel ääre. Mõte oli kokkuvõttes, ent tore, tegelikult see oli isegi võib-olla veidi rohkem aega, kui ta arvas. Siit osava ja nüüd eksib väga pahasti Mitrovic selles oluks olnud see süke 15-20 minutit siin Lillekülas müdistada parem, aga okei. Peatreeneril on omad põhimõtted nüüd, kas tuleb kollane kaart ka siit, seda me... Seekord ei lähe löögile ja võtab siin kontrasse tõus. Mängib ohtlikult, aga seekord jällegi ei keegi muu kui Sakarljuka algatab. Kovatšukile oli tegelikult see sööt võib-olla isegi. Schönning Larsenit. Number 22 Mihhail Belov, number 10 Aleksandr Sakarljuka ning ründetuuo Sakarljuka väga latti see pall, et Sakarljuka viib paremasse äärde, kus on Belov, senderdus kasti, Kolovljovi peal ees. Ja nagu taskuid veidike kehv teostus ja nüüd Trans jalgadesse ja ootamatult sai paremal äärel palli, aga hea kaitsetöö oli see vastu olukorrast Transile nurgalöök, aga sellest suurt asja ei saanud ja Merits Zagrebelnõi võetakse nüüd veaga maha ja Muidinovile kollane. Dobrezi leiabki Pevtsovi üles, Pevtsov omakorda viib paremale. Škinjov tõstab rinnaga, võtab Pevtsov 6. koha kindlustamisele. Zagrebelnõi. Senderdus, Kolovljov ja olemas! Ja Zagrebelnõi korralikult seal